See juhtus hetkel, mida me kõik oleme oodanud. Ben Shapiro meistriteos, sõna otseses mõttes taevast pärit monoloog, mis on nüüd ilmunud. Selles monoloogis rebib ta tükkideks kõik need kasulikud idioodid, kes on püüdnud teda ja Daily Wire'i mainet hävitada. Ma mõtlen, et see oli tema tõeline tipphetk. Ma naersin kogu selle aja muidugi. Kes ei naeraks? Sa pead Ben Shapirot armastama ja talle au andma. Ta väärib iga sekundit troonil kui konservatiivse liikumise kuningas. Lähme edasi. Uudiste jaoks ja mõnikord oleme meie need. Tere kõigile! Teate, mõnikord käsitleme siin Ben Shapiro saates uudiseid. Ja mõnikord oleme meie ise uudisteema siin Daily Wire'is. Viimaste nädalate jooksul on Daily Wire, nagu te võib-olla märganud olete, olnud mitmete rünnakartiklite sihtmärgiks. Lausa tõeline rünnakartiklite küllus. Üks oli Washington Postist ja üks oli Puckist. Ja lõpuks oli eriti naeruväärne artikkel New York Magazine'i suurepärastelt ajakirjanikelt, kes sõna otseses mõttes plagieerisid oma rünnakartikli Washington Postit. Nii palju ajakirjandust, kõrgetasemelist ajakirjandust. No, täna hommikul see New York Magazine'i artikkel levib internetis. See levib X-is. No, New York Magazine väidab, et oli aeg, mil Ben Shapiro võis end mõistlikult nimetada kogu konservatiivse meedia kuningaks. Ma ei mäleta seda aega, aga see kõlab lahedalt. Nad ütlevad, et see on nüüd läbi. The Daily Wire viib läbi suuri koondamisi. See on nii jõhker, et ta läheb lihtsalt otse äsja kallale selle asemel, et öelda ei, ärge tehke minust pilte, ma kardan. Ta ütleb hoopis, jah, te olete kohutavad ajakirjanikud. Näitame teile, kui halvad te tegelikult olete. Tahad minna vastu konservatiivse ajakirjanduse kuningale? See poiss, sul tuleb kõvasti pingutada. No, New York Magazine'i sõnul ei ole konservatiivsuse tulevik traditsiooniline konservatiivsus. Tead küll, nagu vabad turud, võrdsed õigused seaduse ees, võimude lahusus ja tasakaal, traditsioonilised voorused. See on möödas. New York Magazine'i sõnul on tulevikuks Nick Fuentes, kinnitatud natsimeelne ja naistevihkaja ning mees, kes ei suuda kunagi loomulikul teel naist rasedaks teha. Või Tucker Carlson, kinnitatud antikapitalist ja moslemite õigustaja ning deemonite küünistamise ohver. Või võib-olla Candace Owens, kinnitatud leskede laimaja ja Prantsuse munandite asjatundja. Või võib-olla Megyn Kelly. Prantsuse munandite asjatundja. Prantsuse munandite asjatundja. Prantsuse munandite tõeline asjatundja. Ma mõtlen, mu kallid, kas te tahtsite seda? Kas te tahtsite täiuslikku analoogiat sellest, milleks Candace Owensi ajud võimelised on? Siin see on otse teie ees Ben Shapiro poolt näidatud. Klõpsa Horn Graham Algraperl seal. No, New York Magazine kirjutab tsitaat. Daily Wire'i kokkuvarisemist võib pidada tõsiseks hoiatuseks traditsioonilistele vabariiklastele. Shapiro conservatism on 2026. Aastal 2 reaalsust. See on endiselt tugevalt esindatud vabariiklaste eliidi seas, kuid parteide tulevane rohujuurebaas lükkab selle kiiresti tagasi. Esiteks on see lihtsalt vale. Püsitluse andmete põhjal kajastavad siin saates väljendatud seisukohad vabariiklaste laia enamuse arvamust. See on lihtsalt reaalsus. Aga ma arvasin, et me peaksime kõigele sellele otse vastu astuma. See on tõsi. Daily Wire koondas avates aasta algusest umbes 13% oma töötajatest. 13%. Okei, see ei ole hullumeelne number. Palju inimesi, kahetsusväärselt palju inimesi, aga mitte 50%. Ja see oli tõesti nõme. See oli tõeliselt kurb, sest kõik need inimesed on suurepärased. Ja alati, tead, kui me oleme äris, iga kord, kui sa inimesi koondad ettevõttena, on see tõesti halb. See on raske, see on halb nende jaoks, see on halb meie jaoks. Ja ma isiklikult töötan selle nimel, et leida nii paljudele neist inimestest kui võimalik uusi töökohti, sest kõik, kelle me lahti lasime, väärivad tööd kusagil mujal. Nad on suurepärased inimesed. Aga meie kriitikute jaoks oli see kõik tohutu pidutsemise põhjus. Tead küll, rõõmus šampanjakorkide paugutamine või Nick Fuentesi puhul võib olla võidupidu koos Catboyde ja libestiga. Ja kuulge, meid austab see tähelepanu. Buu! Ma mõtlen, et tõesti rõhuvad sellele Nick Fuentesi gei teemale, tead küll, gei. Näite, asi on selles. Inimesed kirjutavad selliseid lugusid tavaliselt ainult suurte Ameerika institutsioonide kohta, eks. Näiteks Amazon vallandab inimesi. See on suur uudis. Või Washington Post vallandab inimesi. Ja ka see on suur uudis. Ja jumal tänatud, et me oleme suur Ameerika institutsioon. Podtracki andmetel ulatub meie taskuhäälingu kuulajaskond 41 miljoni inimeseni kuus. Oleme ülemaailmselt 6. kohal. Meil on kokku 11 saadet. Paramount, kui võtta näide samast tabelist, on ülemaailmselt 4. kohal. Neil on 145 saadet. Nii et suurust arvestades oleme me väga edukad. Meie vastutame 2 ajaloo kõige edukama konservatiivse dokumentaalfilmi eest. Matt Walshi, Kas ma olen rassist ja Mis on naine. Alles see nädalal tsiteeris asepresident Vance meie kajastust oma pettuse juurdlustes ning meie Valdemaja korrespondent Mary Margaret Olihan esitab pressiruumis küsimusi.
Näete, asi on selles. Üleriigiline meedia ei kajasta seda üldse. Kui Candace Owensi tippprodutsent ja tema manager lahkuvad või kui Megyn Kelly YouTube'i konto hakkab iga kuu kaotama 10 000 jälgijaid või kui Tucker Carlsoni liiklus tuleb ebaproportsionaalselt Pakistanist, siis meil kõigil on oma fännibaas. Muide, need kõik on asjad, mis tegelikult juhtuvad, aga kedagi eriti ei huvita. Sest jah, neil inimestel on küll märkimisväärne vaatajaskond, kuid neil puudub tegelik institutsionaalne mõju. Nad ei ole institutsioonid. See kehti Daily Wire'i kohta. Mulle meeldib see mõte. Kas tead? Mulle tõesti meeldib see mõte. Sest mida ta siin teeb, on see, et selle asemel, et langeda selle kogu tobeda asja lõksu, kus inimesed ütlevad, et ma pean end kaitsma, mis iganes, ta ükkjab umbes nii. See, et te minust räägite, näitab tegelikult, et teil ei ole õigus. Ma mõtlen, te ei räägiks minust, kui me ei oleks Portlandis ja kui me ei teeks häid asju. Nii et jah, nad räägivad Amazonist ja Daily Wire'ist ilma, et nad sulle isegi ütleksid, et ta on seda sulle juba öelnud. No tõesti, kas nad on ikka tipus? Jätkame vaatamist, aga kõigepealt kiire sõna meie sponsoritelt. Olete ilmselt näinud pealkirju kruiisilaeva puhangust seni 3 surma, mitu kinnitatud juhtumit ja nüüd jälgitakse USA reisijaid pärast kokkupuudet hantaviirusega, mis on ainus tüvi, mis levib inimeselt inimesele. Pandeemia õpetas meile midagi olulist. Kui ilmub uus viirus, saab tervishoiusüsteem kiiresti ülekoormatud. Apteekides saavad ravimid otsa, retseptide väljastamine viibib või sellest keeldutakse ning kliinikud on ülekoormatud. Seetõttu soovitan ma, et sul oleks juba enne vajadust kodus olemas tervisefirma nakkusohu hädaabi komplekt. Telli see kohe internetist. Komplektis on arsti poolt määratud ravimid ja isegi nebulisaator hingamisteede sümptomite jaoks. Ja loodetavasti ei lähe sul seda kunagi vaja. Nii et selle asemel, et järgmise puhanguga paanikas ringi joosta, on sul juba olulised ravimid ja hingamisteede abivahendid käepärast ning kohe kasutamiseks valmis. Mine aadressile tvvc.health/meira-k ja kasuta koodi meira-k, et säästa kuni $3 ning saada tasuta saatmine. Pane tähele, et komplektid on saadaval ainult USA elanikele. Mulle meeldib see, mulle tõesti meeldib see. Hoidke end, kallid, hoidke end kõige eest. Aga teate mis? Mulle nii väga meeldib Shapiro. Ma ütlen teile, see mees, ta on kõigi aegade parim. Ta on OG. Ta on geniaalne. Ta on täiesti fantastiline. Okei, kas olete valmis natukeseks veel? Sest miks mitte? Miks mitte nautida meelelahutust kuni No Wildi lõpuni? Lähme. Me oleme piisavalt suured, et inimestele läheb korda, kui me komistame. Ja muidugi, nagu igal ettevõttel on meil tõuse ja mõõnasid. Aga nagu Mark Twain ütles, on teated meie surmast suuresti liialdatud. Aga asi on selles. Siin toimub veel midagi. Midagi väga selget toimub siin. Meedia vasakpoolsed ja woke parempoolsed, see oleks nagu Candace Fuentes, Tucker ja Megyn. Kõik nemad koos, uus vasakpoolsus. Nad üritavad hävitada traditsioonilist konservatismi. See ongi kogu asja mõte siin. Vaata, Daily Wire on suurim traditsioonilise konservatiivse meedia ettevõtte digitaalses ruumis. Kaugelt suurim. Me oleme mitu korda suuremad kui ükskõik, milline neist teistest. Meie platvormil toimub palju vestlusi meie erinevate saatejuhtide vahel, teemadel, mis uratuvad tehisintellektist Lähis-Idani, katoliiklusest ja judaismist kuni kõige muuni. Daily Wire'is on palju sisukaid eriarvamusi. Aga lõpuks on see, mille eest me Daily Wire'is seisame, üsna lihtne. Tõde, voorus ja vabadus. Ja just seda tahaks uus vasakpoolsus, mis tähendab nii vana vasakpoolsust kui ka hobuseraua parempoolsust hävitada. Just sellepärast on rünnakud juba nädalaid tulnud suure hooga. Nad tahavad hävitada traditsioonilist konservatismi. See on nende elu eesmärk. Nad tahavad seda hävitada mitmel erineval põhjusel. Vasakpoolsed ühel põhjusel, ärganud parempoolsed teisel. Meie oletatamas haavatavuses inimesed, alates Nick Fuentesest kuni Tuckerini, alates Candace Owensist kuni New York Magazine'ini, alates The Washington Postist kuni Megyn Kelly'ni. Nad näevad võimalust asendada traditsiooniline konservatism vandenõulise kaebustest pungil pöörase populismi versiooniga. Võime Taani puhul lihtsalt kiirelt klikke ja raha teenida. See on tuluskeem. See on Ameerika jaoks ohtlik skeem. Miks see siis juhtub? Ilmselgelt, meedia vasakpoolsete jaoks me kogeme seda. Me saame aru. Meedia vasakpoolsete jaoks me saame aru. Nad on alati valmis seda skeemi ajama, sest neile meeldib, kui parem tiib on hullumeelne. Nad ei taha parempoolseid, keda iseloomustavad normaalsed uskumused. Nad tahavad parempoolseid, kes on hullud. Muide, pane tähele, kuidas ta nimetab meid uueks vasakpoolsuseks, eks? Ta ei ütle enam isegi ärganud parempoolsed. Ta on lihtsalt nagu na, bro. Nagu see on läbi. Nad teestlesid, et on parempoolsed, aga tegelikult seisavad ainult vasakpoolsete asjade eest. Vasak. See on lihtsalt meie uus vasakpoolsete versioon. Ja see tundub natuke imelik, aga nad üritasidki meid lihtsalt hävitada. Aga see ongi kõik, kutid. Laske lihtsalt olla. Ärge muretsege selle pärast. Ärge mõelge sellele. See on lihtsalt järjekordne vasakpoolsete versioon. On aeg kõigil end ümber häälestada, sest parempoolsed ikka veel mõtleb.
Sest kõige lihtsam viis teha AOC-s president 2028 aasta valimistel on lasta sellel hullul naisel tema vastu kandideerida. Konservatiivne liikumine, mis keskendub Brigitte Macroni munanditele või deemonirünnakutele mainimetsikus looduses. või miks juudid on süüdi sinu ravimatus igemepoletikus, kohutavas kehalõhnas ja suutmatuses endale kohtingukaaslast leida. Nüüd, mis puudutab woke parempoolseid, tead küll, uut vasakpoolsed, siis need oleksid jälle Fuentes, Tucker, Candace ja nende seltskond. Nad on selle kõigi üle vaimustuses, nii äri- kui ka poliitilistel põhjustel. Esiteks, see on konkurents. Teiseks, tahavad nad traditsioonilist konservatismi lammutada. Nende kogu eesmärk on traditsioonilise konservatiivse publiku endale haarata. Kõigi olemasolevate näitajate järgi on selles riigis palju rohkem traditsioonilisi konservatiive ja ratsionaalseid inimesi kui hulle. Aga nende eesmärk on konservatiivne liikumine tühjaks teha ja seejärel kasutada seda omaenda perverssete poliitikate jaoks. See ongi kogu asi ja sellepärast paljud neist näitavad nüüd välja, et on demokraadid. See ühtsus ongi see asi. See ühtsus ongi see asi. Sellepärast ongi Russia Today, Kremli ametlik kanal. Seda juhib Vene valitsus ja täna jagab see edasi Nick Fuentesi triumfalismi. Fuentes säutsus pärast New York Magazine'i artikli ilmumist "Ma võitsin" ja Fuentes võitiski. Noh, ma ei tea, elad oma keldris ja teha 8 tundi päevas otseületandeid, samal ajal kui rahuldad end kassipoiste peale. See on omamoodi võitmine. Ma ütlesin, olgu. No jää. Mis iganes sulle sobib, mees. Seda Russia Today ja Fuentesi kokkusaamist võiks nimetada veebipõhiseks Molotovi-Ribbentropi paktiks. See on ka põhjus, miks Washington Post on rõõmuga valmis tsiteerima Candace Owensit, interneti räuskavat hullu eite, et selgitada, miks Daily Wire'i numbrid on langenud. Jällegi, see liit vasakpoolsete ja woke parempoolsete vahel on täiesti reaalne ja toimib. Sellepärast nad kogunevadki, et lugusid välja mõelda. Sellepärast kordavad nad samu jutupunkte. Nüüd ütleb Candace, et Daily Wire'i numbrid on langenud, sest inimesed. jah, just sellepärast see nii ongi. Ja ma arvan, et on aeg, et me kõik sellest aru saaksime ja lõpetaksime paanika kogu selle asja pärast, eks. See ongi see, mis toimub. Nad tahavad parempoolseid hävitada. Aga miks nad tahavad parempoolseid hävitada? Sest vasakpoolsed on psühhootilised. Aga mis neist? Nad vajavad uut vaenlast. Nad vajavad uut tüliainet. Nad peavad oma numbreid kõrgel hoidma. Nad peavad oma klikipeibutust üleval hoidma. Nad peavad tundma, nad peavad toitma oma nartsissismi. Ja nad on aru saanud, et parempoolsed on need, keda nad vajavad. Ja kõik teavad, et kõige hullem asi revolutsiooni jaoks on see, kui revolutsioon õnnestub. Sest mis siis juhtub? Siis on vaja uut revolutsiooni. Ja kui need inimesed võitsid ja said aru, et okei, Trump on võimul, siis nad mõtlesid, meil on vaja uut vaenlast. Kes see võiks olla? Okei, mõtleme selle välja. Avame sõna otseses mõttes raamatu ja vaatame, kes on maailma vanim vaenlane. Ja nad said aru, kes see on ning keskendusid sellele. Ja see on tegelikult natuke piinlik. Mis on kõige vastuolulisem asi, mida me saame teha, et meie publik vihaseks ajada? Ma ei tea, räägime milleski, mida nad kõik vihkavad. Näiteks islamist või ründame sotsialismi, teeskleme, et see on suurepärane või ajame kõik lihtsalt täiesti segadusse. Nii et kõik räägivad neist. See ongi sõna otseses mõttes kõik. Revolutsiooni jaoks on kõige hullem asi see, kui revolutsioon õnnestub. See ongi näljamängude idee alus ja see on ka selle aluseks, mida me siin näeme. Need inimesed ei meeldi see, et nad on muutunud ebaoluliseks, sest nad võitsid. Nii et nüüd nad üritavad tõestada, et nad ei võitnud ja loovad uue vaenlase. Ja kõik on sellest mõjutatud. Aga tänu jumalale selliste inimeste eest nagu Ben Shapiro, Daily Wire'i eest, nende eest, kes ütlevad, me näeme teid, idiootsed, psühhootilised inimesed seal väljas, me saame aru, see ei tööta meie jaoks. Igatahes, woke parempoolsed, uus vasakpoolsus, idioodid, munandite austajad, kuidas iganes sa neid nimetad, teemonlikud, maniakaalsed, anorektilised saatejuhid. Ma tegelikult ei tea, millist negatiivset terminoloogiat sa tahad kasutada, et see grupp ühte patta panna, aga just seda nad ongi. Ja Ben Shapiro ning Daily Wire ja kõik need konservatiivid, kes tegelikult ise mõtlevad ja on jäänud kindlaks oma väärtustele, kelle ümber pole midagi vastuolulist toimunud. Neil pole olnud suuri afääre, nad ei valeta. Nende kohta ei ilmu Dr. Carlsoni videoid, kus räägitakse inetuid asju naiste kohta või teeseldakse, et nad armastavad transinimesi või midagi sellist neil pole. Nad on lihtsalt laitmatult puhtad, sest nad ongi laitmatult puhtad inimesed ja nad tegelikult võitlevad millegi hea nimel ja see võitlus pole kaugeltki läbi. Nii et vaadake ülejäänud Ben Shapiro klipp ära. See on X-is, see on saadaval YouTube'is, ta on geniaalne. Tõstame tema vaatajanumbreid. Miks mitte? Nad väärivad seda rohkem kui keegi teine. Ja nagu alati, aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.